meie seast võib-olla isegi kõikidel on sees mingi pimedus, mingi kohutav pimedus. See ei ole patt, patt on pigem mingi tagajärg, aga see on midagi, millest me kardame mõelda ja kardame isegi rääkida. Kardame tunnistada, et meil on see pimedus ja seepärast, kui me käime pihil, räägime oma pattudest. Lubame tulevikus, me ei tee neid patte, aga näeme, kui nõrkad me oleme. Lubame, aga siiski teeme neid patte, sellepärast et pimedus on meie sees. Mida sellega teha? Mida me võime teha sellega? Kui fariseerid viisid Jeesuse Kristuse juurde abielu rikkuja naist, siis nendel ka oli mingi pimedus. Ja Jeesus Kristus ütles neile, ütles midagi, tänu millele nad hakkasid tundma, et see pimedus on nende sees. Mitte patud, aga midagi muud. Ja võib-olla seepärast hakkasid kartma ja läksid ära. Kui me tunneme, et meil on pimedus, me peame minema Jeesuse Kristuse juurde, mõelda temast, mõelda sellest, mida tema ütleb meile. Mitte hakata analüüsima, missugune pimedus see on ja kuidas ma võin midagi teha selleks, et loobuda sellest pimedusest, aga lihtsalt minna Jeesuse Kristuse juurde ja olla koos temaga. Mõtiskleda selle üle, mida Jeesus Kristus teeb ja kuidas ta teeb. Ja selle kaudu las tema valgustab meie pimedusi. Nii kaua, kui ma ei hakka kujutama ette, missugune pimedus on minu sees ja ei anna seda pimedust Jeesusele Kristusele, ma teen erinevaid patte. Sellepärast, et ma väga kardan öelda tõeliselt, mis on minu sees. Ja räägin erinevatest asjadest. Halvasti mõtlen teistest inimestest, aga miks? Sellest ma ei mõtle.